Antud videos vaatame seda, kuidas programmis I Love Tune loodud meloodiale või mingisugusele loole lisada siis rütmisaadet ehk ühtlast rütmiostinatot. Selleks peame me valima siis kõigepealt tee ja väga tark oleks juba enne välja mõelda, et kui pikk see tee peaks meil olema, kui me tahame, et üks sama rütm korduks. Kui me tahame näiteks ühetaktilist rütmi, siis võiksime teha 4 kasti. Siis me valime siit näiteks rütmi helid, tulid siit lambi alt. Näiteks valime esimese heli ja kolmanda heli ühesugused, teeme sellise lihtsa siia vahele. Paneksime näiteks erineva kõlaga, näiteks titi rütmiga siis lambid. Nii, siit sellega oleme rahul ja paneme näiteks siia teise äärde teise kõrgusega titi rütmiga. Nii. Ja kui me nüüd seda vaatame siin, siis tegelikult meil see rütm oleks juba nagu valmis, aga kui me nüüd tahaksime siin programmi natukene üle kavadada, siis me oleks väga tark teha siia üks kastikene veel juurde ning lisada üks latel siia juurde veel. Kuna see auto hakkab sõitma veel edasi-tagasi, siis kokku tuleks meil selline kestev rütm, mis kogu aeg sobiks taustaks ja me ei peakski tegema sellist ringteed. Et paneme nüüd siia autod valmis ja vaatame, kuidas see meil koos toimib. Vajutame go, siis me saame kuulata. Ja antud hetkel siin pausi kohtades lihtsalt see rütmisaade mängib siis edasi. Nii et päris hästi toimib. Ainuke asi, mida me peaksime jälgima, on siis see, et kas me võib-olla peaksime tegema tee siit lühemaks või siis selle tee siin pikemaks, kui me sooviksime nüüd täpselt sünkroonis ajastada, et mis hetkel see rütm algab või et ta läheks selle meloodia esimese noodiga kokku. Aga antud hetkel isegi see ei olnud häiriv, nii et kui me oleme rahul, siis võime täiesti ka nii jätta.